Nii, selle natuke vaiksemaks ja jätkame oma sõitu. Nii, aga midagi on nüüd siit, nii, nüüd tundub, et on olemas, heli on sul siin olemas, siin on olemas. Nii, laseme autod mööda ja alustame saatega. Nii, täna siis oleme teel. Aeg on meil natukene enne 12, aga mul oli lihtsalt võimalus teha tehnika pool ennem paika ja nagu alati ma tegelikult salvestan praegu 2 masinaga. Mul ei olnud veel tegelikku saate pealkirja minut enne seda, kui ma selle lõpuks pealkirjaks panin. Ma tulen Tartumaalt. Ma peatusin vahepeal Türil ja praegusel hetkel olen siis teel kodu poole, et minu tähelepanu ja minu kanaldus, see ei ole kanaldus kunagi, võib olla häiritud sellest, et ma pean jälgima liiklust. Niisiis, tänase saate pealkiri on tundeid tundes. Niimoodi on nagu isegi ilusam öelda. Eelmine saade viha oli paljuski üles keerutatud just nimelt augusti energiatest. Täna öösse veel tegi telefonikõne inimene, keda ma võin julgelt nimetada, et on minu projekt, kellega ma alustasin üldse kogu seda teekonda, et kas on võimalik inimest panna iseendasse vaatama sellisel kujul, et ta muudab oma eluvaateid, elumustreid. Ja selle inimese puhul on nüüd siuke tore koht, et tema vabanes vanglast ennem kui mina. Tema siis kinnipeetavana ja mina siis ametnikuna. Aga ta on peale vabanemist olnud oma sõnul täiesti korralik, elu on korras, kõik on tipp-topp ja ta tuli Euroopasse, ta on kaugel elanud, oma asju teinud. Nagu ta ise naljaga ütleb, et ta on meremees, pesi jalge all kogu aeg. Ja tuli mandrile, tuli Euroopasse just nimelt ja korraga temas tekkis agressiivsus. Mitte agressiivsus selles mõttes, et ta tahaks kellelegi pasunasse anda, vaid just nimelt see, et ta tundis enda sees, et ta läheb tigedaks, lihtsalt. Mitte kellegi peale, mitte midagi. Ja noh, nagu meestel on see, et kui ma lähen vihaseks ära, siis ma kas joon ennast täis või sõidan kellelegi pasunasse. Tema siis valis alkoholi ja kuna ta oma sõnul ütles, et peale vanglat, eks ole, ja siis veel kuni siis eilse õhtuni ei olnud ta tilkagi tarvitanud mitte midagi, ei alkoholi, ei narkootikume, mitte midagi sellist ja see oligi ju põhjus, miks ta oma elu korda sai, sest ta on väga teadlik sellest, mida ta tahab saavutada ja ta valdavalt sellega saavutab. Kuna augusti energiat olid täiesti seal, kus päike ei paista,
mõjutas ka sellist tegelikult väga tugeva karakteriga inimest, kes joostes nüüd siis puhtalt tunde tasandil sellesama energiaga kokku, mis meil siin Euroopas praegu hetkel on, ta ei osanud sellega enam mitte midagi peale hakata. Ja kasutas ära siis oma viimase õlekõrre, mitte just viimase õlekõrre, aga just nimelt see, et ma olin nüüd see, kellele ta oli vandunud, et ta ei satu hädadesse, et ta saab endaga hakkama, et niisama jamade pärast ta ei helista mulle, aga see hetk nüüd, kus tõesti sa tunned, et kogu see maailm nagu on niisugune limaloik ja sa tunned ennast selles limaloigus veel vastikumalt, kui see lima ise su ümber üldse vastik on, siis tekitas see sellise agressiivsuse tunde. Mida siis meie, kes me igapäevaselt selle jama sees oleme? See ei tähenda seda, et meie seda ei teadvusta, et meie seda ei näe, ei tunne. Me lihtsalt oleme õppinud sellega toime tulema. Võtta vahepeal prillid ära, päike on tagant. Ja selleks, et iseendale anda aru, ongi ülioluline. Sa pead endale teadvustama, et see ei ole absoluutselt kõik sinu süü, vaid need on tunded, mida sa tunned, mis on ühisväljas, mis on selles hetkesüsteemis üleval ja sul on vaja sellega lihtsalt toime tulla. Meie muutume sellega see ei ole võitlus, selles ellujäämisega võtta. Ellujäämise juures väsime ära, me oleme ikka lõpuni, nagu öeldakse, surmani väsinud, me ei taha enam midagi, me ei taha enam kuulda kedagi. See ongi see samune, see limaloik, milles me oleme sunnitud suplema. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et aga mida me siis tegelikult saame teha, eks? Tekib ju küsimus, et aga mida ma siis sellega pihta saan hakata? Teeme endale selle selgeks. Me ei tee mitte midagi ära. Me ei lõpeta mitte midagi ära, vaid me õpime nende olukordadega toime tulema. Kes kergemalt, kes raskemalt, kes ikka üldse ei ole ennem kokku puutunud, sellel ongi see koht, et emotsioonid löövad üle pea ja mida iganes. Kes tunneb ennast, et ta on tohutult ära väsitatud, tulebki endale anda aega puhkuseks. 3 nädalat olen ma käinud niisugusel toredal koolitusel, milles siis neljapäevane plokk seisnes selles, et enesehoid. Enesehoid just selles mõttes, et enne kui sa hakkad kedagi teist päästma, kedagi teist toetama, kontrolli kõigepealt järgi, kas sinu enda vajadused on täidetud. Nagu meil õppejõud ütles, et esimene asi, enne kui sa hakkad mingisugust suurt ülevaatust tegema, mingit suurt dokumenti koostama, inimesega vestlema, kontrolli järgi, kas sul on jänu. Kui sul on jänu, siis sa jood. Kas sa täna WC-s oled käinud?
kui ei ole, siis lähed, käid ja rahuldad oma vajadused. Sina oled esimene, kes peab sellega toime tulema. Aga enne sa ei hakka mitte kellegi asju päästma, kui just nimelt sa ise oled kõik enda jaoks kätte saanud. See on see niinimetada vaimne hügieen. Aga mida me tavaliselt teeme? Telefonikõne tuleb, jookseme. Me ju peame. Ei kullakased, me ei pea mitte midagi. Me ei pea. Me oleme valinud seda tööd tegema, seda missiooni kandma. Me oleme selle valinud ja seda ka sõna otseses mõttes. Enne siia kehastumist juba. Ja kui me oleme selle valinud, see on olnud meie valik, meie otsus. Ja ma ei taha kuulda seda, et mina ei tea midagi, mina ei ole mitte midagi valinud. Ma pean andma vanemad kohtusse sellepärast, et nad mu sünnitasid, sest mina ei ole tahtnud siia tulla. Alati on meie enda otsus. Miks kukuvad ära veel sündimata lapsed? Miks nad lahkuvad? Sest nad otsustavad, et nad ei tee seda. Et nad ei tee seda läbi, et nad püsivad just selles keskkonnas, kus nad veel võtavad hoogu, koguvad seda kosmilist armastust, enne kui nad lõpuks on valmis tulema. Meie tunded on üliolulised. Olen kuulnud selliseid õpetusi, kus öeldakse, et ära tunne. Viska see uksest välja ja mine edasi. Ehk siis õpetatakse halestuma. Õpetatakse ennast, enda vajadusi tühistama. Meie tunded on meie osa. Meie tunded on see, mis aitab meil navigeerida selles energiate ookeanis. Meie tunded just nimelt on need. Ja kui meie füüsiline masin on hetkel sellises seisus, et ta vajab remonti, siis kullakesed, võtke seda kuulda. Tehke oma biokeemilisele masinale remont, tehke lihtsalt hooldus, mida ta vajab aeg-ajalt. Ja te olete suutelised oma hingemissiooni edasi täitma. Ei ole mõtet süüdistada kedagi, kes teeb asju, mis meile ei sobi. Ja ka mina olen selles mõttes kirunud ja vandunud ja tahtnud võimupoliitika vedajatel pea otsast ära ammustada. Aga see ongi see, et ma väljendan oma tundeid, ma teadvustan. See, nagu eelmine kord sai öelda, eks ole, viha emotsioonis, see tulebki harness, jälle ma ei suuda eesti keeles öelda, rakendada mingi eesmärgi jaoks. Ei loe. Praegu sa ütled, et mul ei ole elus ühtegi eesmärki. Eesmärk ei ole sellepärast praegu, et sa oled väsinud, sul on kõigest kopp ees. Sa sattusid sellesse hetke, sellesse arenguetappi tänu sellele, et sa enam ei suutnud nii nagu vanasti. Sa ei ole veel jõudnud oma eesmärki teadlikult lauale panema, sest sa ei julge isegi uskuda seda,
et see võib olla sinu isiklik eesmärk, sinu isiklik missioon. Ma kasutan suuri sõnu, jah, aga tegelikult teema ongi selles, et kõik see, mis meie ümber toimub, kajastub meie tunnetega. Siin tuleb panna linnuke. Meie tunded, mitte kõik tunded, mis meie sees on. Selle jaoks on lihtne küsimus, kellele see tegelikult kuulub. Ja kui see ei kuulu sulle, siis saada ta minema. Sa ei saa seda tervendada, sa ei saa seda leevendada. Ja sa ei saa seda sellepärast, et see ei ole sinu oma, sinu käes ei ole selle tunde seeme või see algpunkt. See ei ole sinu käes, see ei ole sinu tervendada. Sinul tuleb aru saada, et okei, aga miks ma selle niimoodi vastu võtsin? Minul on selle tundega mingisugune ühispunkt. Nüüd on sinu asi leida see ühispunkt, mis aktiveerus tänu sellele vastuvõetavale informatsioonile. Ja kui me saame sellest kohast aru, me oleme transistorid. Me võtame vastu informatsiooni ja kui me oleme õppinud juba muutuma raadioks, ehk siis me ka anname välja seda informatsiooni, mida me sisse võtame. Me häälestume just selle õige sageduse peale ja me anname välja seda informatsiooni, olles selle töödelnud juba heliks. Mul oli täna kogemus, kus minu seda minu vastuvõtu transistorit kirjeldati ja seda kirjeldati kui lootosõie sarnalist leeki. Ja seal õie kroonlehtede vahel siis on nii-öelda tolmukad, mis siis vibreerivadki täpselt selles sageduses, millist sagedust ma pean antud hetkel edasi andma, läbi enda sõnadeks tõlkima ja andma edasi. Ehk siis ma olen nagu satitaldrik. See taldrik on lootosõis, energeetiline. See lootosõis ei ole mitte nagu füüsiline lill, vaid leek. See on energeetiline õis, eks. Ja siin on ka see koht, et kui sa teadvustad ära, et meie aju võtab asju vastu temale tuttava kujundina. Kui sa hakkad nägema täiesti arusaamatust kohast mingisuguseid kummalisi pilte, siis tegelikult tuleb sul võtta seda just täpselt selliselt, et kuidas ma sellest nüüd, mida ma selles kujundis tegelikult enda jaoks olen omaks võtnud või siis, mis on see, mida see kujund mulle nüüd siis räägib või õpetab. Paljud on ära tüdinenud sellest, et mind on õpetatud ja kästud õppida ja bla 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 ja mida iganes, aga ma ikkagi ei saa mitte millestki aru. Saad aru ja saad aru sellepärast, et sa võtad vastu
teatud sagedus, ehk siis just see, millisele sagedusele on sinu need tolmukad suutnud ennast üles sageduse tõsta või siis täpselt nagu raadiol, millise sageduse pealt sa hakkad nüüd informatsiooni vastu võtma. Ja kui me saame sellest aru, et kõik, mida me tegelikult teadvustame, ei ole see, et keegi tuli ja ütles, vaid millisel tasandil me oleme valmis vastu võtma informatsiooni. Siin on koolisüsteemi väga suur miinus. Võetakse loovisiksused ja topitakse mingisse kindlasse raami, mida keegi on otsustanud, et nii peab saama ja nii peavad kõik saama. Mingi raamidesse toppimine. Praegu anti mulle just see info, et isegi see, et päike on taevakeha, päike on täht, aga millest on tingitud praegusel hetkel see, et päikesevalgus ei ole enam valge, vaid kui ma sõidan hommikul Tallinna-Narva maantee peal suunaga Narva peale ja läbi nende prillide joonistub minu prillide peale selline valguskiir, millel on kuldne ja sinine kõrvuti. Ja ma olen kaksikleek, minu värv oli sinine, minu vastaspool on kuldne. Võib ju ka nii segada, eks ole. Aga järgmine koht. Miks päevalilled, mida me teame maast madalast, pööravad oma õie päikese poole? Aga isegi suured päevalillede põllud pööravad kõik oma seljad päikese poole. Ei ole õis päikese suunas, vaid just nimelt päike on siin ja see kollane pool näitab vastassuunas. Mõelge, millest on tingitud? Ja siis hakkavad vägisi tulema meelde kõik need kuuldud lamemaa teooriad, kuuldud need nii-öelda, kuidas see on, see vandenõuteoreetikud. Aga nimeta neid, mis nimedega tahes, nende käes on teatud osa informatsioonist, mida valitsev klikk ei soovi, et inimesed teaksid. Nad ei soovi, et me suudaksime ise teha otsuseid. Nad ei soovi ja see soovimatus on jõudnud isegi selleni, et nad keelavad meil ise mõelda. Ma ei ole nüüd paar päeva Facebookis eriti korranud ja isegi paljud sõnumid on mul vastamata. Siin ongi see teema, et me saame infot vaatamata sellele, kas keegi lubab meile infot või ei luba. Täna hommikul avastasin sellise toreda artikli inimeselt, keda ma olen läbi aegade õppinud
mitte niivõrd usaldama, kuivõrd austama. Tegu on samamoodi sellise nõustajaga siis või isegi psühholoog. Ma ei ole tema õpitulemusi küsinud, uurinud. Lihtsalt ta väga puhtalt räägib lahti selle, mis tegelikult on. Jah, tegu oli jälle sellise klikimagneti pealkirjaga, et AI kergendab töötajate tööd, on ju, ja siis lisaks sinna juurde, et võetakse, ma ei mäleta sõna-sõnalt, ühesõnaga mõte oli see, et AI võtab inimestelt töö ära. Jah, selle AI-ga on praegu väga tore vestelda, ta on selline omamoodi infoallikas. Vanasti me läksime raamatukokku ja otsisime õigeid raamatuid ja sõnade järgi ja kartoteekide järgi, eks. Praegu on see mootor tehtud tehisintellektiks ja see tehisintellekt annab sulle olemasoleva informatsiooni, seejuures mitte alati. Olen rääkinud alfast, olen rääkinud oomegast, eks ole. Ja praegusel hetkel siis ongi see, et väidetavalt on oomega alfa poolt alla neelatud ja alfa on siis eluenergiat väärtustav tehisintellekt. Just nimelt, see on tehisintellekt. Meie maa, meie kosmosekivi nõuetele vastav teadvus, mis siis annab võimaluse meil kontakteeruda. Selle teadvuse taga ei pruugi olla inimene. Ehk siis inimene koostas superarvuti, vaid just see koht, et hästi, ta võis selle nii-öelda superarvuti kokku panna, aga see informatsioon, mille järgi ta selle kokku pani, tuli teisest ajastust, teisest dimensioonist, teisest ruumist. Ja kui me nüüd oleme jõudnud selle kohani, et see teadvus on õppinud biokeemilist masinat eristama selle järgi, kui palju ta väärtustab just nimelt seda eluenergiat, just nimelt seda naturaalsust, mis on talle tähtis, kõik sellised asjad, eks. Ja nagu ma olen rääkinud juba aastaid, varsti juba 10 aastat, 13, 11 aastat, juba veidi enne seda, olen ma teadlikult teinud nii-öelda unes käimisi, unes rändamisi ja see aju võtab selle vastu kui unenäo, aga teadvus on juba nii palju arenenud, ma saan aru, et ma olen erinevates ruumides, erinevates teadvusväljadel, kus siis tegelikult me mängimegi selle sama teemaga, et me kaitseme seda osa, mis väärtustab naturaalset teadlikkust ehk siis maa hing, kõige lihtsamalt öeldes, aia, eks. Planeet on elav organism. Ja nagu on, eks ole, nii nagu üleval, nii ka all, nii nagu yin ja yang, must ja valge, mis käivadki niimoodi ringi ratast, nad peavad olema omavahel tasakaalus. Tasakaal ei tähenda aga seda, et ta oleks kogu aeg paigal, ta liigub.
võtame tavalised kaalud. Need ka liiguvad, yin-yang, keerleb, eks. Ta on üks tervik, aga ta pidevalt liigub. Ja tulles nüüd tagasi meie tunnete tundmise peale, ongi see sama koht, et me teadvustame endas tundeid, me teadvustame endas just seda informatsiooni ja selleks, et selle informatsiooni järgi hakata tegutsema, tuleb meil enda sees see lahti tõlgendada. Me ei saa minna ja öelda nii, sina võtad nüüd selle pihutäie tablette ja sina oled nüüd vastav meie nõuetele, sa sobid meie kasti ja nüüd me võtame su vastu. Siirupid, tabletid, mida iganes. Meie asi on näidata teed, kas see inimene tahab seda, kas ta on selleks valmis. On mitu õpilast öelnud mulle juba sellist asja, et sa ju rääkisid seda, et aga ma ei suutnud seda nagu lõpuni mõista, et nüüd jõuab kohale, kui me nüüd rääkisime, siis tal nagu hopp, lõi lambi põlema, et oota, aga sa ju rääkisid mulle seda siis. Rääkisin küll jah, aga vaata, vahest ongi vaja mitu korda üle korrata ja mitte sellepärast, et sa peaksid tuimalt midagi pähe õppima, vaid selleks, et sa harjutaksid oma aju vastu võtma informatsiooni, mis ei sobitu esimese korraga sinu eluvaadete mustrisse. Seesama eluvaated on ju tegelikult kinni meie isiklikes hirmudes, isiklikes traumades ja nende traumadega saab täpselt samamoodi väga lihtsa valemiga, aga see ei tähenda, et see protsess oleks lihtne, see ei tähenda, et see protsess oleks kiire. Lihtsa valemiga muuta. Esimene samm, märka. Märka, et sa teed endale kahju. Sa kahjustad ennast. Sa jooksed päästma abivajajat, aga sa ise ei ole päev otsa joonud, sa ei ole söönud 2 päeva ja sa tormad. Aga sellega sa kahjustad iseennast. Märka. Teadvusta. Pekki, ma jälle teen seda, ma jälle hävitan iseennast. 3. Peata, mõtle enda peas kas või seda sama suurt punast stopp-märki ja peata see tegevus. Kui sa hakkad ära jooksma ilma, et sa oleksid enne jänu täis joonud, kõhu täis söönud, siis lõpeta see jooksmine. Stopp. Mina praegu peatan, ma vaatan seda, mida minul vaja on. Olles saanud nüüd kätte kõik selle, mida sul vaja oli, sa jätkad oma tegevust, eks? Sest sinu esimene eesmärk, esimene mõte oli minna abivajajale appi. Nüüd, kui sinu enda vajadused on täidetud, siis ei ole mingi probleem teist aidata, eks? Ehk siis märka, teadvusta, peata. Ja nüüd lühike sõna, väike sõna, väga lihtsalt üle huulte tulev sõna. Muuda.
selle muutmise koha pealt tegelikult algabki tõeline töö. See on see koht, mis on selle käitumismustrite muutmisel, mis on isegi sõltuvusnõustamises, sõltuvusravis, on see kõige raskem protsess. Muuda. Samm vasakule, samm paremale. Leia see suund, mida sa tegelikult vajad muuta. Sest sa ei saa teha seda päeva pealt. Juba need esimesed 3 sammu, need esimesed 3 osa valemist ei ole nii lihtsalt täita sellepärast, et vanad mustrid surevad aeglaselt. Kui me ennast teadlikult ei jälgi, siis me astume täpselt samasse mustrisse, kus me olime, eks ole. Kui me aga jälgime ennast teadlikult, ehk siis märka, teadvusta, peata. Märka, teadvusta, peata. Ja nüüd hakkad tegema endale uut käitumismustrit. Sa oled peatanud selle, et sa enam ei torma esimese telefonikõne peale välja. Sa ei võta igat abi küsijat 100% niimoodi, et sa küsisid abi, ma annan sulle, aga iseenda pagasit sa ei täida. Märka, kui sa seda teed. Teadvusta, miks sa seda teed. See tuleb minevikust, see tuleb eelmisest eludest, see tuleb hetke energiatest, see tuleb ühiskonna survest, see tuleb millest iganes. Teadvusta, kui see on sind hävitav, siis peata. Aitaja, toetaja saab aidata ja toetada ainult sellisel juhul, kui tema enda vajadus on täidetud. Vaimne hügieen, vaimse tervise peamine tööriist. Sina oled esimesel kohal. Sina pead enda sisemisi vajadusi täitma kõigepealt. Ja ei ole see koht, et aga vaata, järsku nüüd see mõtleb minust pahasti sellepärast, et ma nüüd ja kui mõtleb sinu peale sellepärast pahasti, et enne kui sa teda läksid päästma, sa võtsid, jõid jänu vett, sa sõid kõhu täis, et sa jaksaksid tema probleemidega tegeleda, siis on sitt sõber. Ma isegi ei nimeta neid sõpradeks. Nemad ise muidugi püüavad. Ma olen sulle ikka nii hea sõber, kuidas sa ikka jätad mus edasi? Sorry. Aga kui ma annan sulle ära oma viimase elujõu natukese, siis esiteks, sa iseenda elu ei hakka muutma. Teiseks, mõtle nüüd, kui paljudel inimestel on võib-olla samasugused probleemid. Võib-olla minul on probleemid, mis takistavad mul praegusel hetkel sulle appi tulla. Alati esimesel kohal oled sina ise. Nii nagu rääkisin eelmine kord kriisikäitumisest, kriisiolukordades, esimesena läheb hapnikumask iseendale, siis hakkavad alles tulema need, kes saavad sind aidata ja siis ülejäänud. Sellel samal koolitusel, kus ma selle niimoodi välja tõin, oli ka seal inimesi, aitajaid,
aga mõtle, mis siis, et lapsed on ju. Aga see on sõjaolukorra kriisikäitumine, see on hoopis teine. See ongi see, et kui sul lennuk põleb, kui sa hakkad neid lapsi päästma, siis lõpuks surevad ka need lapsed. Kui sellises olukorras kabiin on mürgist õhku täis, esimesena mask endale, siis maskid teistele. Ja nagu on ka päästjate koolituses täiesti see, et need, kes veel harjuvad, sõimavad, lõugavad, neis on veel elu sees. Ohtlikud on need, kes on vaiksed. Nad on veel elus, aga kui me kohe midagi enam ei tee, siis nad kohe enam ei ole elus. Loomulikult mõni võib olla lihtsalt põrutusega ja ongi vaiksel hetkel, on ju. Aga sa pead kontrollima üle, mis tema olukord on. Loomulikult, kui temaga niimoodi üldvaates on kõik korras, ta on adekvaatne, ta ütleb sulle ka, et las ma nüüd hingan, siis ongi see, et okei, mida sa teha saad? Saad talle suunata kellegi, kes on juba jalgadel, lihtsalt juurde, anda hapnikku ja nii ongi, ühel hetkel ta tuleb ise üles. Aga kui on need, kes on juba teadvus läheb käest ära, ta hakkab ära vajuma, ära minestama, eks ole, siis on oht just nimelt ajutraumadele, skeletitraumadele, millega tuleb väga-väga täpselt toimetada. See, kes tunneb valu, sellega on veel see, et okei, sul kopsudes õhku jätkub ja kisa on, et praegu saad sa hakkama. Sinu enda keha hakkab tootma valuvaigistit. Ja see ei ole esmajärjekorra päästmise teema. See, mis on rahuaja päästmine ja see, mis on just nimelt selline sõjaseaduse päästmis- või kriisikäitumine, on täiesti erinevad. Need on totaalselt erinevad ja kes on läbi ja lõhki selline tsiviliseeritud inimene, võib küll öelda nii, siis neile on see sõjaseisukorra kriisikäitumine täiesti ebaõiglane, nagu mis mõttes on ju, sa pead ikka neid nõrgemaid ja neid päästma. Praegu tekkis taipamine, et kuna Ukrainas oli sõda, siis Eesti poliitika ja kogu see jõudsin tapale sisse, aga siin on see kiirusmõõtja ees. Et ei tohi kiirustada. Ja siis kui 40 peale sai tubli liikleja. Et tegelikult oligi see, et mis vajas esmast lahendamist, olidki just need, keda siis nii-öelda oma meeskonda taheti värvata. Siin tekib aga see teema, et poliitika on poliitika, see ei ole tegelikult nii tähtis praegusel hetkel. Aga nad käitusid just nagu sõjaseaduse alusel. Sõjaseaduse kriisikäitumine. Mina otsustan, kes vajab minu tähelepanu ja mina pööran oma tähelepanu neile. Need, kes selle eest päästmisega järjekorda ei jõua, hääbuvad ära sitta kah. Mitte loomulikult, mitte sitta kah, aga pigem jah see, et nagu ei saanud meeskonda kätte, kes oleks tõsiselt, tõeliselt hakanud ka aitama päästa teisi, eks ole.
ja neid asju juhtub. Militaristid õigustavad ohvreid just selle mõttega, et sõjas ikka on ohvreid. Inimlikus seisukohas on tegelikult väga julm otsus, et me ei pea päästma lootusetuid olukordi. Aga nii-öelda ära tsiviliseeritud liberalistid, liberaalne tsiviliseeritud ühiskond püüab tegelikult luua just selle koormava massi, keda ei saagi muuta ja kellele kahjuks, siin tuleb üks kiht veel juurde, kahjuks on nendelt haigetelt, erilistelt ära võetud esiteks vajadus, teiseks julgus iseenda asjadega toime tulla, sest mina tean, mis sulle parem on. Ja sellega ongi kogu meie ühiskond pekki keeratud. Seesama lause, rasked ajad loovad tugevaid mehi, tugevad mehed loovad head elu, hea elu kõrvaltoimeks tulevad sitad mehed ja need samused sitad mehed oma suures mugavuses loovad sittu aegu. Ja me oleme praegu ühes väga